Täna võtame kastist välja Inspire 2. Nii, nagu näha, siis kastil ei ole enam lukku, vaid on sellised mõnusad, mis iganes, lõksud käivad lahti ja saab ilusti kaane maha tõsta. Ja siin ta on. Kaane sees on propellerid sellise mõnusa kinnitusega. Ei ole neid krõpsusid enam, mis olid igal pool mööda kasti laiali, kui sa esimest korda oma Inspire 1 kasti avasid. Nüüd on kogu asi natukene mugavamaks tehtud. Seda kõrvale. Vaatame, mis siin veel on. Nii, kui osta omale siis ütleme Inspire 2 tavakomplekt, siis see tuleb ilma kaamerata, ehk siis kast tuleb täpselt sellisena. Aga kui võtta koos X5S-iga, siis tuleb selline mõnus kast kaasa, mille sees on siis X5S kaamera. Samuti saab sellega X4 kaasa. Nagu näha, siis siin on droon, pult, akulaadimise haab, käib niimoodi 4 küljest lahti kenasti, saab akut sisse panna, läheb ta 2 akut korraga, täpselt niimoodi, läheb ta 2 akut korraga, ehk siis Inspire 2-l on mõeldud, et sa kasutad neid kõiki akusid paaris, ehk siis sul on 2 akut ja 2 akut ja nii edasi. Kastis väga rohkemat ei olegi, on ainult laadija, selline suur latakas, mis ta siin on, ütleme hästi palju vatti, hetkel siin peal kirjas ei ole, ja muidugi akulaadimise haab, laadija EU adapter ja ongi kõik. Siin sellel kastil on selline huvitav asi, et siia saab panna sellised vahtusid kuidagi, paistab, et neid saab nagu vahetada, et ma võin siit selle puldi välja võtta, siia poole panna, ma usun siis, et kunagi tuleb sellele ka mingisugune selline auk, et sa saad siia akusid juurde panna või teise puldiga tuleb kaasa mingi, ei kujuta ettegi. Aga paneme siis selle kasti kõrvale hetkel. Nii, võtame siis selle põhiõse välja. Nagu näha, näeb peaaegu samasugune välja nagu vana Inspire, ainult musta värvi. Esimene asi kohe, mis silma torkab, on see, et ette on pandud veel FPV kaamera teise piloodi jaoks. Et siis sa ei pea enam pimesi lendama samal ajal, kui alumine kaamera teisele poole vaatab. Et põhimõtteliselt saad siiski näha, mis täpselt drooni ees on. See kaamera on samamoodi stabiliseeritud 2 telje peal ja ees on ka takistuse vältimise andurid. Samamoodi nagu Phantom 4-l oli. Et kui ta peaks midagi nägema, millele ta ei taha otsa sõita, siis ta peatub või läheb üle. Lisaks on veel peal sellel kaamerad, või mitte kaamerad, aga sensorid, et ei saaks otse ülesse millelegi otsa sõita. Et kui näiteks siseruumis lennata, siis et ei saaks vasta lage sõita. Ja ega sellist muud väga ei olegi, et lihtsalt, et aku ei käi enam pealt sisse, vaid akud lähevad külje pealt sisse. Need on mõlemaid 2 tükki, akusid enam sisse lülitada ei saa, vaid käib lihtsalt, saad vaadata ainult palju aku mahtuvust on. Ja akud käivad täpselt niimoodi. Kõigepealt tuleb ära võtta sellised kummiullad, mis peaks kaitsema neid aku terminale kõiksuguse mustuse eest. Ja see pealmine nupp on ka päris huvitav, et välimine ring on 1 aku, siis sisemine rõngas, mis siin peal on, see on nagu kuidagi teine aku. Et mis iganes põhjusel see niimoodi on, aga nii ta peab olema. Ja siis kui akusid välja võtta, siis vanal Inspire'il pidi neid jubedalt sikutama vahest, eriti kui talvel kinnastega. Aga nüüd on see asi väga lihtsaks tehtud, et vajutad peale ja mõlemad akud tulevad klõps välja. Ja on elu kõigil lihtsam. Samamoodi, kui Inspire 1-l käis X5R-il külje pealt SSD sisse, siis siin on kohe Inspire'i enda sees SSD auk, et siia saab. Siin on hetkel adapter sees, mida me juba üritasime välja vangutada siit, aga see on praktiliselt võimatu. Et siis SSD läheb otse drooni sisse, aga kaamera sisse saab ikkagist, mitte kaamera sisse, aga drooni sisse saab veel SD-kaartiga salvestada, mis siis käib siia. Samamoodi jah, Cinema DNG ja ProRes formaati saab kasutada filmimiseks, külje peal on USB auk, siit saab veel muude vahetada. Ega väga muud ei olegi, põhimõtteliselt
ütleme kaugelt, kui ta oleks valget värvi, siis näeks suhteliselt Inspire 1 moodi välja. Aga noh, järelikult siis disain on piisavalt hea olnud, et ei ole mõtet jalgratast uuesti leiutada. Propelleri kinnitused on natukene uuendatud, et nad käivad sellise väga positiivse klõpsuga lahti, et sa kõigepealt pead alla vajutama need külje pealt metallist sellised sangad ja alles siis sa saad seda keerata, et nad mingit moodi ei tohiks lahti tulla, kui nad on kinni keeratud. Ja Inspire 1-le tulid ka nüüd nendele uuematele propelleritele välja needsamad propelleri kinnitused. Et Inspire 1-l oli siin vahepeal juba 2 versiooni neid propelleri kinnitusi ja nüüd siis nad lasid ka 3. versiooni välja. Ehk siis mis näevad põhimõtteliselt samasugused välja ja peaksid olema natuke turvalisemad. Nii, Inspire 2 saab üles lasta ilma puldita, ehk siis vaja nad tööle panna, oodata. No. Ja siis peal selle sama sisselülitamisnuppu vajutades saab drooni transportasendist välja lasta. Täpselt nii. Nüüd võime kaamera alla panna. Vaatame siis, kui kiiresti selle kaamera alla saaks. Külje peale on pandud nupp, mida tuleb vajutada, et saada kõigepealt katteääre. Siis võtame 1.5S-i välja, nii katte eest tere, siit gaas peab tere, õiget pidi, vaatame kus see noh, muidugi ei pea asju kilplase kombel tegema, lõiku panna niimoodi drooni, siis tuleb lükata, kaameral on ka uus kinnitus, mis peaks olema siis natukene robustsem ja seda on ka lihtsam sisse saada, et kui enne võis mõnel olla probleeme, et päev otsa üritad sisse seda kaamerat toppida, siis need on natukene lihtsam. Ja ongi olemas. Ei pidanudki väga palju rohkem vaeva nägema. Ja kui ta nüüd sisse lülitada, siis saame nautida ka selle kaamera kalibratsiooni. Nii, ja ongi lennu valmis. Vaja nüüd pult sisse panna. Täpselt samamoodi nagu enne. Puldil on HDMI väljund, USB seadet ühendada, põhimõtteliselt täiesti standardne DJI pult, ainult nüüd on tal ventikad sisse pandud, et siis on tal jõudust natuke rohkem. Ja puldi mobla kinnitus on ka natukene robustsem tehtud, et ta ei ole enam selline, et sa pead iga natukese aja tagant seda kruvi siin jälle kinni keerama, et ta paigal püsiks, et see on üsna kindlalt. Aga nii ongi. Ja see oli Inspire 2 unboxing. Kui on soovi neid asju lähemalt näha, siis võib selle omale soetada või tulla drooni eesse ja seda lähemalt uurida.